Valemite tegemisel on oluline aru saada lahtrite aadressidest. Selle lahtri aadress on B2, see asub B-veerus ja teises reas. Selle lahtri aadress on C3, sest see asub C-veerus ja kolmandas reas. Ja kui ma soovin nüüd nende kahe arvu summat, siis ma teen valemi. Valem algab alati võrdusmärgiga ja esimene arv, klõpsan selle peale. Nüüd klaviatuurilt pluss ja klõpsan teise arvu peale. Vajutan Enter ja saime vastuse. Ja nüüd lohistan peenikese ristiga selle vastuse ka järgnevatesse lahtritesse. Ja kui ma nüüd vaatan, siis siin on B2 pluss C2 ja siin on B3 pluss C3, siin on B4 pluss C4, nii et peenikese ristiga kopeerides lahtrite aadressid muutusid. Nüüd teeme valemi lahutamiseks, lahutame esimesest arvust, miinus klaviatuuri pealt, teise arvu ja Enter. Ja peenikese ristiga ülevalt alla. Korrutamiseks kõigepealt võrdus, esimene arv, korrutusmärk ja teine arv, Enter. Ja võib ka teha topeltklõpsu siin. Aga topeltklõpsuga juhtub see asi, et neid arve siis pannakse nii kaugele, kuni tabel on, et siia polnud vaja, et lohistamine on antud juhul parem. Võrdub ja jagame esimene arv, jagamismärk on selline ja teine arv. Ja Enter. Ja peenikese ristiga lohistame ülevalt alla. Ja nüüd protsendi arvutamisel võib siis teha niiviisi, et võrdus, esimene arv, ja korrutame selle 10%-ga, korrutusmärk ja 10 ja protsendimärk. Et 10% arv ühest on 1/10 ja saabki, et 10% ühest on 0,1 ja peenikese ristiga ülevalt alla. Nüüd funktsioonide tegemiseks kõigepealt summa funktsioon ja valin siit automaatsumma ja Excel teeb valemi summa B2 kuni B7-ni ja kui see on õige, siis ma vajutan Enter. Ja nüüd võib peenikese ristiga lohistada selle summa ka järgnevatesse lahtritesse. Kontrollin. Näete summa C2 C7-ni, Enter. Ja keskmise leian siit, keskmine. Ja nüüd programm võtab siis keskmise nendest arvudest, mis jäävad talle siis siia, aga mul on vaja parandada ja parandada saab kahte moodi, et üks võimalus on lohistada hiirega üle õigete arvude ja vajutada Enter. Teine võimalus oli siis, et ise käsitsi kirjutada B8 asemele B7. Enter. Ja peenikese ristiga ülevalt vasakult paremale. Niiviisi. Ja kontrollin ja näete, siin on keskmine. Keskmine C2 kuni C7-ni. Loenduse jaoks on loenda arve ja loendame neid arve. B2 B7-ni, vajutan Enter. Maksimaalse jaoks on maks ja võtame maksimaalse nendest arvudest. Ja minimaalse jaoks on min ja võtame minimaalse nendest arvudest. Nii, ja Enter. Ja peenikese ristiga lohistame kõrvale. Ja kontrollime ka mõnda lahtrit. Näete, maksimaalne D2 D7-ni sobib. Ja minimaalne E2 E7-ni ja sobib samamoodi.